annangi sõnajärje kohe üle Tartu Teaduspargi inimestele, kes räägivad oma teenustest ettevõtetele. Alustab Henri Hanson ringmajanduse teemadel, siis jätkab Martin Rebane digitaliseerimise tehisintellekti teenustest ja lõpetuseks Ingrid Hunt tehisintellekti ja robootikakeskuse teenustest. Henri, oled sa valmis? Ma olen igati valmis ja võib-olla kõigepealt tervituseks räägin Teaduspargist üldiselt, et Teaduspark siis on sihtasutus, kelle eesmärgiks on startup ja sellise alustava ettevõtluse toetamine. Meie viimaste aastate fookus on olnud sellise teaduse põhiste alustavate ettevõtete aitamine ja siis kosmosega seotud igasuguste ettevõtete aitamine ja erinevate innovatsiooniprogrammide pakkumine ja investoritega kokkuviimine ja rahvusvaheline koostöö selles vallas. Ja ka täna on meie kõigi kolme esineja selline peamine sõnum ja peamine info ikkagi tegutsevatele ettevõtetele, mis on ka osa meie siis teenuste paketist ja need on siis kõik teenused, mis on välja arendatud erinevate selliste rahvusvaheliste projektide käigus või väljaarendamisel. Ja siis sellest nüüd me räägime spetsiifilisemalt. Et kui ettekannete ajal on küsimusi, siis võib seda kohe küsida. Ma arvan, kõigiga on see sama. Ja siis ma vaatan, kas ma saan nüüd oma selle esitluse tööle. On teil ka ees see sama pilt nagu mulgi, eks? Ja. Et siis hakkame pihta. Kõigepealt siis ringmajandusest ja millised teenused või lähituleviku tegevused on meil selles valdkonnas plaanis. Sellest räägin mina, see on siis UpToCirc on projekti nimi, see on Horizoni programmist rahastatud projekt ja need teenused on siis kõik põhinevad Euroopa Liidu poolt tulenevatest erinevatest poliitikatest, millest ka ma natukene räägin. Ja eesmärk on siis nügida Eesti ettevõtjaid sinna poole, et nad järjest rohkem mõtleksid, kaaluksid selle peale, kuidas ressursse vähem kasutada või rohkem ära kasutada ja kuidas neid uuesti ringlusesse tagasi saata, et me ei põletaks oma planeeti ära lühidalt. Ja kas teil on ka siin selle slaidi peal esinejate pilt? Ei ole, selge, siis on hästi, siis on minu slaid. Minu vaade on natuke teine, aga ma näen ka, kuidas teie vaates on. Nii et üldiselt, et milleks ringmajanduse peale üldse mõelda on see, et meie planeet põleb. Meie senised majandusmudelid on ikkagi võtnud loodusest ja pärast ära visanud, kui me oleme ära tarbinud ja sellega seoses on siis erinevad kliimaprobleemid ja rahvaarv lisaks veel kasvab ja on siis arvutatud välja, et ainult umbes 7,2% või 7-8% läheb taaskasutusse ja ülejäänud lihtsalt visatakse suurtesse hunnikutesse ära ja siis lähiaastate fookus Euroopa Liidus on võetud selle suunal, et vähendada siis CO2 heidet, CO2 teket ja mõelda läbi, kas majanduskasv oleks võimalik kuidagi siduda lahti ressursi kasutusest selles võtmes, mis ta on praegu. Et siis muutuda rohkem selliseks taastuva kasvu, et kasv on ikkagi pigem põhinev siis taastuvatel materjalidel ja siis igasugune tarbimine väheneks ja materjal ringleks ja kõik tooted, teenused oleksid 20 aasta pärast hiljemalt ikkagi pigem negatiivse jalajäljega. Erinevad poliitikad ja poliitikadokumendid on selleks juba töös. Plaanid on paigas ja nüüd järjest tulevad erinevad rahastusmeetmed ja ettevõtetel on siin suur võimalus kaasata siis avalikku raha, et oma protsesse efektiivsemaks teha, et oma plaanid ja ärimudelid läbi mõelda selles võtmes, et kuidas ma saaksin heitmeid vähendada, kuidas ma saaksin oma toodet teha selliseks, et see oleks loodusele
vähem kahjulik ja pigem kasulik ja suund on siis see, et kõik peavad kasu saama, et nii tarbijad kui ettevõtjad, kuidas see välja kukub, eks ole näha 20 aasta pärast, aga praegu on siis jah, suund sellele, et vähendada prügi tekitamist, toorane ressursse ringsemaks tõmmata ja osa sellest on ka digitaliseerimisel, millest meile räägib Martin ja hiljem ka Ingrid. Mis on üldse siis ringmajandus versus siis praegune majandusmudel, et praeguse majandusmudeli korral me lihtsalt võtame ressursi, teeme sellest midagi, kasutame seda toodet ja siis viskame ära. Et ringmajandus on siis sellele nii-öelda täienduseks siis püüdmas läbi mõelda ja mõtestada seda, et kuidas oleks võimalik järjest rohkem ära kasutada, taaskasutada, kuidas on võimalik teha tooteid selliseks, et see oleks võimalik juba suhteliselt lihtsamalt kui praegu. Ja kõige suurem osa muidugi on roll toodete disaini faasis, et siin on üks väide selline, et 80% sellest keskkonna jalajäljest või sellest toote keskkonna jalajäljest on selgub juba disaini faasis, et tuleks mõelda juba varakult selle peale, et milline see toode on, milliseid materjale me kasutame, kust see materjal tuleb ja mis sellest tootest pärast saab ja kuidas seda päris lõpuni ära kasutada ja siis uuesti jälle ringlusesse võtta. Ja siis ringmajanduse põhisuunad ongi siis üks on just tootmisprotsesside optimeerimine ja siis võimalikult maksimaalselt ressursside ärakasutus ja samal ajal mõelda ka selle peale, et kuidas seda toote põhjal siis luua mingeid uusi rahavooge. Mul on pärast selle kohta ka üks konkreetsem näide ja kuidas säästa loodusvarasid. Kuidas rakendada on sellised erinevad võimalused, et siin on ka toodud sellise klassikalise majandusmudeli ettevõtte selline teekond või tootmise teekond, kuidas on kõigepealt mõeldakse toode välja, siis mingid osad, eks ju, tarnijad leitakse, toodetakse kuskil midagi, logistika veab laiali, lõpptoote müüakse seda kuskil ja siis mis siis pärast saab. Ja selle kogu teekonna jooksul on võimalik siis erinevad aspekte efektiivsemaks teha ja vähendada seda lineaarse väärtusahela siis selliseid vajakajäämisi, et me ei viskaks nii palju asju ära. Ma vabandan juba ette, et osad slaidid on inglise keeles, aga see ei jõudnud nii palju eesti keelde veel panna, et me alles töötame välja neid materjale. Siis on Ellen MacArthuri fond, mis on maailmas üks suuremaid organisatsioone, kes sellest ringmajandusest on juba aastaid rääkinud, on sellise liblik-diagrammi välja mõelnud, et see on üks võimalik rakenduskohtade mõtlemine, et kui sul on parempoolsel skaalal, siis on tehnilised või tehnoloogilised tooted ja vasakul poolsel on siin bioloogiast, loodusest tuleneb igasugused toitutooted ja muud sellised looduslikud materjalid versus siis igasugused metallid, plastid ja nii edasi, et ja kuidas siis selle eluringi jooksul oleks võimalik läbi mõelda seda, et mis sellest toormaterjalist saab siis, kui elukaar läbi on või elukaar on lõpuni, et võimalik siis pikendada seda, parandada, tuleks teha tooteid selliseid, et saad remontida, et saad uuesti taaskasutusse võtta mingid osad vähemalt sellest tootest ja siis, et seda ringi pikendada, et lõpuks prügimäele jõuaks ainult mingi murdosa sellest tootest ja bioloogilise toote osas on siis eesmärk see, et lõpuks see, mis prügimäele jõuab, on tegelikult juba sisend siis uutele toodetele, on see siis mingi väetis või midagi muud, et sellest tootest saab lõpuks siis muld sisuliselt, ja kõik muu seal kas põletatakse ära või kuidagi keemiliselt toodetakse sellest midagi, mis on kõrgema lisandväärtusega. Ja siis väga suuresti kattuvad need erinevad võimalused, et on ka sellised ringmajanduse strateegiad, mida saaks ettevõtte suunal või ettevõttes välja mõelda või läbi mõelda paremini, et kuidas et kõik on ikkagi suunatud sellele, et kuidas need tooted kauem kestaksid, kuidas need tooted oleksid vastupidavamad ja lihtsamini parandatavad ja
ja tekiks vähem jäätmeid. Nüüd üks näide on, ütleme sellise mänguplatside tootja poolt, et kuidas oleks võimalik siis välja mõelda seda, et kui ma ostan mänguplatsi varustuse või mänguväljaku varustuse ja mu lapsed kasvavad, siis laste vajadus muutub ja sellega seoses saab ka siis selle mänguplatsi tootja mõelda juba varakult selle peale, et kõigepealt need materjalid, mida sa tootmisse valid, kuidas see lõpptoode võiks olla vastupidavam, kuidas seda toodet, ta võiks olla modulaarne, et sa saad sinna lisada mingeid asju ära võtta ja võib-olla ka tagastada tootjale, et siis saab juba järgmine kasutaja seda kasutada. Kas see toode kasutatakse lõpuni ära või mis sellest saab pärast seda, kui lapsed on suureks kasvanud, et kas sellest saab mingi hoopis teise funktsionaalsusega toode või mis sellest edasi saab, et me lihtsalt ei viskaks ära seda mänguväljakut, kui lapsed suureks kasvaksid, vaid tekiks sellest mingi muu väärtus. Ja 3 olulist tegevust ettevõtte vaates on siis toote innovatsioon, mis on siis puudutab konkreetselt seda toote disaini ja disaini just selles võtmes, et mida saab uuesti kasutada ümber parandada või ja nii edasi, eks ju, protsessi innovatsioon, mis puudutab siis tootmist ennast, et sa kasutadki võimalikult efektiivseid kaasaegseid tootmissüsteeme ja igasuguseid tarkvarasid, mis võimaldab tootmist efektiivsemaks teha ja et see tootmise käigus kasutatakse materjal võimalikult ära ja siis on ka kui toote elutsükkel lõpeb, et kuidas siis mingite IT-platvormide abil neid tooteid näiteks tootja juurde tagasi tuua, et saaks uuesti kasutada uutes toodetes neid mingeid komponente või osi. Ja siis 3. on ärimudeli innovatsioon, ehk siis siin tuleb põhjalikult läbi mõelda, et keda sa kasutad enda tarnijatena, milline materjal nendele jõuab, võib-olla mõelda läbi seda, et sa ei müügi seda toodet kasutajale, vaid pakud talle toode teenusena, ehk siis näiteks kuutasupõhine mänguväljaku rent hoopis, mis tähendab seda, et lõpuks tuleb tootjale ikkagi see mänguväljak tagasi ja saab täiendavat lisaväärtust tekitada endale seeläbi, et see kõik on juba eelnevalt läbi mõeldud. Ja siis nüüd see on selline üldine taust, et miks me seda teeme. Ja nüüd on see, et mis on meil hetkel valmimas, et ettevõtjad saaksid ise hakata selle ringmajanduse võimaluste siis arendamisega enda ettevõtte siseselt. Et seesama Up2Circ projekt on meil 4-aastane projekt, mis algas jaanuaris ja see ongi suunatud ettevõtete nügimiseks ringmajanduse suunas mõtlema. Siin on osa sellest projektist ongi sellise akadeemia koolitusprogrammi koostamine, kus siis käiakse üle just need põhilised teemad, mis puudutavad ringmajanduse võimalusi, siis erinevaid tööriistu, mis aitaksid mõelda ettevõttel läbi see enda ettevõtte ja toodete just võimalused ringmajanduse suunas liigutada ja me anname ka konkreetset raha siis avaliku konkursi raames 60 korda 15 000 eurot erinevate tasuvusuuringute ja äriplaanide koostamiseks ja 32 siis korda 50 000 eurot, et erinevaid siis konkreetseid lahendusi juba rakendada. On need siis konkreetsed äriprotsesside mingid parendused, uudsete lahenduste prototüübide katsetamine ringmajandusega seonduvalt, erinevad sertifitseerimised, digitaliseerimisteemad ja liintootmise rakendamine ja nii edasi. Et mille alusel need rahasaajad valitakse ongi konkreetselt tuleb välja näidata seda, et kuidas see mõjutab ja mis mahus mõjutab konkreetselt selle ettevõtte kontekstis sellise väike projekti läbiviimine. Ja siis on viimane teema ongi siis erinevate edulugude jagamine, et kui need ettevõtted on seda raha kasutanud enda ettevõttes, siis me püüame sellest võimalikult laialt rääkida üle Euroopa, et mis on tehtud ja et ka teised ettevõtted hakkaksid selle peale rohkem mõtlema.
VKE-de definitsiooni ei hakka ilmselt põhjalikult läbi käima, kes enamus Eesti ettevõtted on ikkagi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted Euroopa mõttes. Vähem kui 250 töötajat, 50 miljonit käive või 43 miljonit on bilanss ja kui kahtlete, siis on küsimustik selleks olemas, slaide me saame pärast jagada. Ja esimene katsekonkurss, kus siis projektipartnerid, siis 7 riiki teevad oma riikide siseselt selle esimese katsekonkursi, see juba hakkab siin juuni lõpus, juulis kuulutama avalikult välja ja kandideerimine on siis aasta lõpuks tehtud, et me lisaks sellisele akadeemiale käime ka ise koha peal ja räägime ettevõttes läbi seda, et mida teha annab ja kuidas teha annab ja kõik on teretulnud kandideerima. Ja siis sellele järgneb 2 sellist üle-euroopalist avatud vooru, kus on ilmselt juba rohkem kandidaate, et selle meie katsekonkursi käigus me anname välja iga riik annab 2-3 sellist esimest investeeringut või sellist esimest piletit välja, millega saab siis proovida, et me ise oma selle konkursi protsessi käime ka läbi siis, et proovida enne, kui üle-euroopaliseks läheb. Ja sellest ma põgusalt mainisin, et me hindamegi sellist konkreetset mõju, ja ettevõtte poolt ongi siis, et tuleks läbi mõelda oma kas ärimudel, oma toodete, oma tootmise pool või siis et protsesse kaardistada, parendada ja eesmärk ongi siis kasvuhoonegaaside vähendamine, ilmselt mõõdame süsiniku jalajälge või midagi sellist, et siin on natukene loomingulist vabadust ka ettevõtetel läbi mõelda seda, et mida nad ikkagi tahaksid teha, et see tootmine oleks siis kuidagi ringsem, efektiivsem, parem ja sellest tekiks kuidagi positiivne mõju keskkonnale. Ja 2 kontakti teaduspargis, kellega võib ühendust võtta, kui tekkis huvi selle vastu, mina ja Peeter Vint ja minu poolt aitäh. Ja võib-olla on küsimusi, kellelgi Ingrid tuletas meelde. Aitäh. Kas teil on seal kodulehel juba ka selle avatud esimesele katsekonkursi kohta midagi juba? Me natuke veel valmistume selleks, et seda välja kuulutada, aga niipea, kui me oleme omalt poolt valmis, siis see läheb kohe välja igalt poolt meediakanalitest ja me tõenäoliselt teeme suurema meediakampaania ja online kampaaniaga sellele kohe. See on, ütleme juuni lõpuks, peale jaani hiljemalt see nädal kulutame välja. Kas teil on ka mingisugune see, et kas see on suhteliselt vaba, et mis valdkonnas tegutsev ettevõte? See ongi see mõju hindamine ongi kõige keerulisem ilmselt, et kuna me sihime mõju, siis suure tõenäosusega on kõige lihtsam ikkagi tootmisettevõtetel seda mõju hinnata ja seda just selle parenduse mõju ka pärast, et okei, me praegu tekitame selle toote tootmisel nii palju CO2 kasvuhoonegaasi või midagi, mingi energiakulu, eks ju, versus mis siis saab, kui me selle parenduse ära teeme. See eelnev hinnang ja selle mõju põhjal me tegelikult siis hindame, kas millised me ettevõtted valime siia programmi osalema ja kes raha saavad. Et ütleme, et sellisel 1 mehe firmal või 2 mehe firmal sellisel pisikesel ilmselt see mõju ei ole nii suur, et kui tuleb siin mingi tootmisettevõte, kus on 40-50 või rohkem inimest tööl, et siis ilmselgelt on nendel see mõju suurem ja me ikkagi eelistame seda, kus tekib selline konkreetne efekt ja mingi suurem mõju. Aga selles mõttes valdkonda ei ole, et kas see on mingi metsandus või toidutööstus, et selles osas on... Otseselt ei ole, meil on vabad käed, et me räägime pigem tootmisettevõtetest ja pigem sellisest nagu Eesti mõttes ütleme keskmisest ja suuremast natuke. Aga kas see teavitustegevus ka juba käib, millest teil jutt, et seal kõigepealt see teadlikkuse tõstmine ja et nad üldse teaksid, millele nad hakkavad? Hetkel ei ole käinud, et me pigem oleme kohtunud selliste
ettevõtete, tähendab selliste asutustega, kes ringmajandusega on tegelenud varem, et uurida, sest Eestis tegelikult ringmajanduse suunal on väga palju käimas juba. Siin eilegi oli üks suur konverents ja pidevalt iga kuu on mingi üritus olnud praktiliselt. Et tegelikult see, nagu ma juba alguses ütlesin, et Euroopa Liidu poolt on ka surve, et sellist sõnumit, et ringmajandus on oluline Euroopa jaoks ja et siia tulevad ka erinevad suuremad rahastusmeetmed, et see sõnum juba liigub ringi. Nüüd on küsimus, et kuidas silma hakata. Meie lähenemine oli see, et me kasutamegi neid organisatsioone, kes juba selles valdkonnas tegutsevad. Ja niipea, kui meil tekib see programm, siis me läheme nende kaudu ettevõtjateni, kes on huvilised. Selge. Võib-olla on kellelgi veel küsimusi. Tundub, et ei ole. No, siis ma annan Martinile sõna edasi, et kui küsimusi on, võib alati kirjutada meile siia või helistada otse meile, et oleme huvitatud ka ettevõtjatega kohtumast ja just läbi rääkimast ja koha peal arutamast seda, et kas ja mis me saame koos ära teha. Aitäh! Suur aitäh! Nii, tere! Martin Rebane ja Tartu Teaduspargis siis vean AI ehk tehisintellekti ja digitaliseerimise alaseid tegemisi. Ja üks võib-olla sõnum, et kui teil on ainult 10 sekundit, siis ma ütleks, et ükskõik kui suur või väike teie ettevõte täna on, et ta on kindlasti valmis rakendama AI lahendusi ja sellest kasu saama. Ükskõik on see siis tootmis- või teenindusprotsess, et see AI on täna siuke väga mitmekülgne tööriista kohver on see tehisintellekti lahendused täna. Ja võib-olla siis näitan mõnda pilti, et asi oleks natukene huvitavam. Nii, peamiselt ma muidugi keskendun praegu tootmisettevõtetele, kuna me oleme siin toiduvõrgustikus, aga ega me ei aja kedagi ära. Aga sooviks alustada sellest, et AI kindlasti ei ole ainult juturobot, et kui enamik inimesteni jõudis tehisintellekti teema võib-olla just eelmise aasta lõpus tänu juturobotitele, et siis kindlasti tehisintellekti lahendused on väga palju suurem komplekt erinevaid asju. Ja kindlasti see ei ole ka uus teema, et kogu see robootika ja AI ja digitaliseerimine, et siin on üks robot, kes serveeris ühikutele. Ma nüüd täpselt ei teagi, mida ta siin serveeris, eks ju. Et sõidate Ateenasse, saate järgi kontrollida muuseumitest. Et uus teema see ei ole. Aga kindlasti enamik ettevõtetel on täna see küsimus, et tahaks kasutada, aga tegelikult ei ole aimu, et kus kasutada ja kas üldse kuidagi kasutada saab. Et ma võib-olla lõppu, et meil on vastused, kui teil on küsimus. Aga minu esimesed kokkupuuted selliste AI-ga olid siit pildi peal olevast kambrist, et 2007 siis Tartu Teaduspargis ehitasime Eesti raudteeveduritele siis monitoorimisseadmeid kütusevarguste tõkestamiseks. Et siin on näiteks üks koht ka kõikides tootmisettevõtetes igasugune monitooring, mitte ainult turvalisuse, mitte ainult vargus, aga kvaliteedi monitooring, tooraine taseme või siis ütleme põllumajandus mingi asja kasvu monitooring, et see on hästi suur valdkond, kus AI lahendustega saab väga palju ära teha. Ja siin ongi näiteks üks siuke roboti prototüüp,
mida me kasutasime Inglismaal, kus ma olin doktorantuuris, et siis seal ehitasime selliseid monitoorimisroboteid ka. Ja siin on näiteks üks põllumajandusrobot, aga see on ka prototüüp, sellepärast siin igasugused juhtmed on risti-resti. Ja siin on veel üks siseruumide roboti prototüüp. Et need on kõik projektid, kus ma ise olen nagu käed külge pannud. Aga mida ta on üsna sarnased robotid, aga väga erinevad kasutusjuhud, et näiteks see on siseruumide transpordirobot, eks ju, ta veab 0,5 tonni ära teie laos tootmisettevõttes, et toidutööstustes tuntakse täna väga suurt huvi näiteks sellise tehnoloogia vastu just sellepärast, et see tooraine ja valmistoodang peab toiduainetööstuses reeglina väga kiiresti liikuma ja kui on selline suuremad ruumid, et siis see käsitsi vedamine on tülikas. Ja siin on lihtsalt üks monitooringu robot, see on tegelikult või auto või sõiduk, et mis siis isesõitev sõiduk, mis siis sõitis õunaaias ja pidevalt pildistas, kuidas õunad valmivad, et siis põllumees või see aiapidaja saaks öelda kaupmehele, et varsti saate nii palju õunu meie käest. Et muidu see tõstad näppu üles ja vaatad, kus poolt tuul puhub, aga siis oli see prognoos täpsem, et see prognoosimine on ka üks osa, kus AI oskab väga palju teid aidata, et isegi kui te ei kasvata õunu, siis ükskõik millist protsessi te üritate prognoosida, kas või müügiprognoosi, eks ju, siis see AI lahendused saavad väga häid prognoosmudeleid teha. Ja juturobot tegelikult ka, ma ei teile siia on jutu sisse lisakommentaarid on lisada, on ka lihtsalt prognoosmudel, et juturobot ei ole selles mõttes intelligent, et ta ei arutle, et aha, teie küsimus oli selline, ma tahaksin nüüd vastata niimoodi. Juturoboti töö põhimõte on lihtne, et ta ka prognoosib tegelikult vastust, mida te tahate kuulda, et sarnaselt ilmateatele, et ilmateates prognoositakse homset ilma, aga juturobot prognoosib vastust, mida teie soovite kuulda. Ja siin on ka siis autonoomse navigatsiooniga, aga see läheb võib-olla tootmisettevõtte jaoks natuke kaugeks. Et nüüd võib-olla teil tekkis natukene pilt, et kus on AI kasutuskohad, aga need olid sellised hästi eredamad näited, eks ju, kus oli mingit pilti ka näidata. Aga tihti ettevõtetes need AI kasutuskohad on palju tavalisemad ja ei olegi mingit robotit seal, et ongi lihtsalt AI algoritmid kuskil taustal teevad mingit väga tarka tööd. Ja ma tooks selle kohta ka mõned näited. Et kõige lihtsam asi on see, et igas ettevõttes koguneb palju andmeid ja reeglina need andmed jäävad kuskile ja väga palju neid analüüsida ei jõuta. On võimalik tellida andmeanalüüsi platvormid, business intelligence platvormid, mis on väga kallid, mis ütleme väiksemale ettevõttele isegi ei ole jõukohased võib-olla. Ja ütleme, nende seadistamine, hooldus on ka keeruline, aga kui teil on see andmestik olemas mingil lihtsal kujul, et siis tegelikult täna on olemas juba AI lahendused, kus kui teil on andmestik olemas, te saategi oma küsimuse selle andmestiku kohta sõnastadagi tavakeeles. Et näiteks siin ongi, ma olen toonudki natuke sellise keerukama näite, et mis on 10 toodet, mille tellimuste maht on viimase kuu ajaga kõige rohkem suurenenud. Et kui te ise nüüd võtate näiteks Exceli ette oma kõikide toodete ja tellimustega, et siis läheb natuke aega, et välja nuputada neid valemeid ja kui teil selliseid küsimusi on 25 tükki, eks ju, siis võtab päris palju aega, aga on täiesti täna võimalik kasutada juba valmis AI lahendusi, kus te annate oma andmed ette ja annate küsimused ette ja põhimõtteliselt annab teile vastused. Et seal ka tegelikult see trikk seal taga on väga lihtne, et see AI mitte ei analüüsi otse andmeid selle teksti põhjal, vaid selle teksti põhjal ta koostab need käsud sellele statistikaprogrammile
ja siis need käsud käivitab selle andmestiku peal ja siis annab teile vastused tagasi. Aga kogu see asi on teie jaoks niimoodi peidetud, et teile tundub, nagu te suhtleksite otse masinaga inimkeeles. Või selline näide, mida ka paljudes firmades rakendatakse, et teil on vaja mingitest andmetest, näiteks kliendid saadavad mingid PDF-pilte, ise teete kuskil mingid pilte, on vaja analüüsida, kas on kvaliteetne või mitte. Et selline automaatne tõlgendamine on hästi levinud. Näiteks jah, kvaliteedikontrollis kasutatakse väga palju kaameraid, et mingi tootmisliini peal on kaamera ja siis annab häiret, kui ütleme, mingi toode on mittestandardne. Või siis, kui on hästi automatiseeritud, siis lausa robotkäsi korjab, eks ju, selle toote ära sealt. Aga ütleme ka väikesele tootjale selline asi on kättesaadav täna, et need lahendused ei ole enam sellised väga kallid, et on täitsa valmis tooted, mida saab kasutada, mis on mingisuguse väga väikese, võib-olla 20 eurose kuutasuga, aga kui te kasutate seda oma äriprotsessis, oma tootmisprotsessis, et siis te võite saada seal tuhandeid, kümneid tuhandeid eurosid kasu selle 20 euro vastu, mis te maksate, eks ju. Ja üks väga huvitav use case, kasutusjuht, vabandust, on ütleme, infosüsteemide juhtimine häälkäsklustega, et häälkäsklused ei ole midagi uut, aga see, et neid on võimalik nüüd rakendada reaalaja lähedaselt, ehk siis hästi kiiresti ja kõrge kvaliteediga, et see on selline uuem asi. Ja näide on selles, et teil on mingi tööstus ja te tahate koguda andmeid, näiteks kui palju see masin tootis midagi, eks. Et paljudes tööstuses keegi peab kuskil klikkima midagi või vajutama mingit nuppu ja siis tal on veel kindad käes, eks ju, ta peab oma kindad ära võtma. Et kõik see on nagu kohmakas protseduur, aga kui juurutada see sama asi häälkäsklustega ja seal taga on selline digitaliseerimise programmike ka, mis siis kõik need häälkäskluse põhjal, kõik need hiireklikid ja klaviatuuri sisestused teie asemel ära teeb ja siis need tööprotsessid kiirenevad väga palju. Et näiteks ka, ütleme, laost sisse välja kauba liigutamisel laomeestel tihti, ütleme, veel talvisel ajal näpud on külmad ka, et kuskil midagi sisestada. Mässavad seal võib-olla paberi ja pastakaga. Et kui seda just ühe ettevõtte baasil tegimegi, arvutasime välja, et häälkäsklused 1,5 tunni asemel nad saavad nüüd rekka laadida 0,5 tunniga. Et lihtsalt see efekt on nii suur, aga seda võib igal pool kasutada. Toiduainetööstuses just, kus on see puhtus hästi tähtis, eks ju, pole nagu väga mugav, kui peab kogu aeg kindaid ära käiskuma, mingit klaviatuuri vahepeal näppima, et seal kindlasti tasuks kaaluda. Nii, hästi kiiresti nüüd ühe hingetõmbega kappasin kogu see kasutusjuhte läbi, aga see kindlasti ei olnud ammendav. Ja mis me Tartu Teaduspargis teeme, me aitamegi teil võimalikult kasutuskohad läbi mõelda ja aitame ka siis projekteerida selle lahenduse, tehniliselt läbi mõelda. Ja leida ka, võimalusel leida ka siis vastavad tooted või siis teada, et kui on mingi keerulisem lahendus. Ja tootmisettevõtetel on meie teenused, mina ei ole tasuta, et Ingrid kindlasti parandab, et see ei ole tasuta, et see on vähese tähtsusega riigiabi korras, ehk siis te ikkagi midagi maksma ei pea, aga arvestatakse, kuskile pannakse kirja, et olete saanud natukene riigiabi. Ja ma kindlasti julgustan teid siis minu ja Teadusparki poole pöörduma, et kui teil tekkis huvi ja võimalust lihtsalt läbi mõelda kas või, et kas teie ettevõttes on kasutuskohti või ei ole. Ja meil on väike info üleval ka kodulehel, et teaduspark.ee/ai. Aitäh! Aitäh!
minul tuli kohe küsimus seal nende häälkäsklustega, et kas seal siis ka nagu see seadistatakse vastavalt sellele kasutajale ka või ta saab aru kõigist, olenemata nende diktsioonist ja aktsendist ja muust? Kas seal on mingid konkreetsed sõnad, mida nad peavad kasutama või kuidas see nagu töötab? Jah, igal ettevõttel on ikkagi treenitakse mingid konkreetsed käsklused, mida see süsteem tunneb ja see mudel ikkagi on niivõrd hea, et ta proovib väga-väga erinevaid tämbreid ja hääldusi sealt välja võtta, aga sellest ei ole ka lugu, et kui tõesti juhtub, et inimestel on väga erinevad hääldused sama asja kohta, et mõnel võib-olla näiteks tugev aktsent, eks ju, et siis on võimalik lihtsalt mitu käsklust koondada nagu ühe tegevuse alla, et see kindlasti ei saa takistuseks. Et see on väga paindlik ja mugav süsteem on see tänapäeval. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi täpsemalt? Tundub, et ei ole. Siis aitäh Martinile. Aga palun. Ja Ingrid. Ja, et mina võtaksin üle, olen ma hästi kuulda. Ja, et ma panin kõrvaklapid tagasi praegu. Ja mina räägin teile tehisintellekti ja robootika keskusest AIRE, mille partner on Tartu Teaduspark juba 2001. aasta juunist. See keskus loodi Eesti riigi toel, oli siis esimene aasta ja praegu on meil ka väga päris suure mahuga Euroopa Horizoni projekti tugi. Miks ma sellest räägin, et see on siis keskus, mis pakub teenuseid tootmisettevõtetele ja just ütleme siis sellisel natuke juba edasi arenenud või keerulisemal tasemel, et siis just ütleme fookusvaldkonnad on tehisintellekt ja robootika. Partnerid on Eestist meie suuremad ülikoolid, Tartu Ülikool, TalTech ja Maaülikool. Siis on teaduspargid, Tartu Teaduspark ja Tallinna Teaduspark Tehnopol ja lisaks on siis robootika kompetentsikeskus IMEC. Need on siis peamised partnerid, kes siis pakuvad teenuseid tootmisettevõtetele. Ühest teenusest, mida keskus ettevõtetele pakub, sellest rääkis just Martin, et see on siis AI nõustamisteenus, et kuidas võtta AI lahendusi kasutusele, et see võib tõesti alata nende võimaluste arusaamisest ja ühel hetkel juba minna täpsemaks projektipõhiseks nõustamiseks ja millest edasi võib areneda demoprojekt ülikooli teadlastega, mis siis ka on üks AIRE keskuse teenustest. Demoprojekt on siis selline projekt, kus koos ülikooli teadlastega lahendatakse ettevõtte probleemi. See on ka päris suure rahalise mahuga. Ettevõtte otseselt raha ei saa, kuid siis nende vahenditega kaasatakse ülikooli teadlasi ja siis ka seadmeid. Siis on teenusteks on ka finantseerimise nõustamine. Et see on siis jagatud kaheks, et on nii avalikud meetmed, et võivad olla siis Eesti riigi EAS-i toetusmeetmed kui ka siis Euroopa Liidu toetusmeetmed. See on siis jälle ettevõttepõhine, et ettevõttel on soov siis tehisintellekti või robootika valdkonnas teha investeeringuid ja AIRE keskus ja siis kogenud nõustajad aitavad läbi mõelda seda protsessi ja võimalusi, kust raha leida. Samuti on üheks nõustamisliigiks erakapitali kaasamine. Et see on ka võib-olla tootmisettevõtte jaoks selline väga uus võimalus siis vahendite kaasamiseks. Ja selle teenuse puhul on samamoodi, et võib-olla kõigepealt ongi, et nendest võimalustest arusaamine ja siis ühel hetkel rakendamine. Siis AI nõustamise teenuse kõrval on ka robotiseerimise nõustamine.
mis on samamoodi siis nii esmanõustamised kui ka siis projektipõhised nõustamised, mis võivad ka liikuda edasi demoprojektidesse ja ütleme siis AI nõustamised ja robootika nõustamised ongi mõnes mõttes eelduseks hea demoprojekti koostamiseks. Siis ülikoolide poolt on pakutud ja jätkuvalt pakutakse sügisest erinevaid koolitusi, mis siis on hästi spetsiifilised tootmisettevõtetel AI ja robootika suunal. Need on hästi praktilised koolitused, millest kindlasti soovitan osa võtta. Et ettevõtted on väga rahule jäänud, aga siin on ka jälle see moment, et ütleme, et kuna Aire Keskuse sihtgrupp on tootmisettevõtted, siis need on nendest lähtuvalt koostatud ja teistel võib-olla ettevõtetel on nende läbimisega raskusi, et ei saa kõik need projektid selle koolituse raames tehtud. Siis Aire Keskusel on väga oluline ka võrgustumine, et tuua erinevad osapooli kokku, et kes tahab selles valdkonnas oma teadmisi suurendada, kes tahab leida koostööpartnereid. Samuti peavad olla seal robootika maaletoojad, erinevad osapooled, ka riigi ülikoolid ja teadlased. Et selleks on meil siis Aire klubid, mis meil on juba kaks aastat igakuiselt toimunud. Järgmised on siis alates septembrist jälle kavandamisel. Et kindlasti soovitan osa võtta, et need on sellised vabas õhkkonnas väga sisukad üritused, kus siis valdkonna inimestega kohtuda. Ja üks selline esimene samm Aire teenustel on siis digiküpsuse hindamine, et see ongi siis nagu mõnes mõttes värav, et Aire teenustele, et ettevõte saaks aru, et kuhu suunas ta on nagu liikumas oma nagu ütleme siis arenguetapis, et milliseid järgmisi samme oleks vaja astuda, et oma arengut näiteks siis kiirendada. Kõik need teenused on siis väikese ja keskmise suurusega ettevõttele. Ja nagu Martin ka mainis, siis Eesti riigi osa läheb ettevõttele kirja vähese tähtsuse abina, et see on siis erinevate teenuste puhul erinev, aga need on siis teenuste juures ka kirjas. Lühidalt ma arvan, et praegu kõik, et võib-olla kui siin on nüüd osalemas ja kuulamas ettevõtted, et siis võib-olla kui neil on mingi küsimus tekkinud, kas kohe või ka hiljem ja ma panen selle kodulehe lingiga võib-olla meie siia chati, et siis saab igaüks ka täpsemalt uurida. Ma arvan, et ma panen kõik need lingid ka pärast sinna, ma teen sellise väikse kokkuvõtte ka ja panen siis sinna meie Facebooki lehele ka üles, kus saab siis ka järgi vaadata pärast neid kontakte. Ja selles suhtes, et julgustan kõiki ettevõtteid osalema, et meil on Airel juba selline tegevuskogemus on juba 2 aastat ja neid kliente, et siin kodulehel on ka toodud, et neid kliente on juba päris palju olnud, kes on saanud nagu siis uusi mõtteid ja nõu. Kas te oskate mõnda Tartu maakonna ettevõtted ka tuua välja, kes on nendes asjades osalenud ja mingeid edulugusid? Ja, et Martin ka kindlasti saab täiendada, aga selles suhtes jah, et AI nõustamisel on Tartumaalt osalenud näiteks Tiksoja puidugrupp, Tarmeko Metall, Nõolihatööstus, Huum, siis Tarmeko Spoon, Tormmetall, ma ei tea, kas ma seda juba nimetasin, siis pean vaatama järgi, aga ütleme, et siin meie ütleme siis Tartu teaduspargi esmane nagu sihtgrupp ongi Lõuna-Eesti ettevõtted, et selles suhtes, et kõik on väga oodatud ja just ka toiduettevõtted, et kindlasti on väga oodatud. Jah, ja mitte ainult Tartumaa, eks ju, et ka... Ja, Lõuna-Eesti, jah. Jah, sealt Paidest alates Lõuna-Eesti.
ja ütleme, et kui isegi ei ole Lõuna-Eesti, siis selles suhtes ikkagi tasub ühendust võtta, et see ei ole probleem, et Aire keskus tegutseb ikkagi üle Eesti, et. Aga kas see, kui ettevõtted selle osalevad, kas nad peavad pärast oma kogemusi ka jagama, et kas see siis jääb nagu avalikuks infoks või kuidas sellega või on seal need ikkagi need ärisaladused, kuidas see pool on? No selles suhtes ütleme, et demoprojektid on sellised suuremad sellised projektid, et nende puhul on küll see eeldus, et kui see demoprojekt valmib, et siis see lahendus, muidugi mitte ettevõtte andmed, aga see lahendus oleks ka ikkagi laiemalt järgnevatel ettevõtetel kasutatav. Et meil selle osas veel päris häid nagu näiteid ei ole, et kuidas on järgmised ettevõtted kasutanud, aga ma arvan, et siin lähiaastatel on ka tulemas. Aga kindlasti mingeid ärisaladusi ja selliseid asju ei pea jagama. Jah, et seda kindlasti mitte. Ja see nõustamisest ei lähe midagi avalikuks, see läheb ainult ettevõttele. Ja nõustamised ja pigem see ettevõtte kogemuse jagamine on nagu võimalus, et ütleme oma klubidesse me just kutsumegi juba neid ettevõtted, kes on Airest saanud tuge, et siis oma kogemust rääkima, et see on nagu pigem nagu me oleme siiani lähtunud, et see on nagu võimalus. Et see ei ole kohustus, et... Jah. Selge. Minul rohkem küsimusi ei ole, aga võib-olla siin keegi osalejatest tahab veel midagi küsida. Tundub, et ei ole vist küsimusi. Infot nii palju, et ei oska küsida ka. Tegelikult oleks huvitav kuulata, et kas siin nendel ettevõtetel, kes siin on, et kas nemad saaksid üldse rakendada midagi sellest, kui keegi sooviks. Kas Nutriloobist on vist teile? Kuidas see? Meie ma mõelnud ainult praegu, mis QR-koodi põhist andmete kogumissüsteemi, aga see vist on liiga lõuski selle digitaliseerimiseks. Eks ikka saame aidata, aga selliste asjade läbi mõtlemisel, et ega see QR-kood üksi on ju ainult üks väike osa sellest süsteemist, et selleks, et see asi saaks automatiseeritud, on kogu vaja seal infosüsteemi õigesti liidestada ja vaadata, kuidas see info kõik kokku jookseks. No, selles osas on Google praegu otsinud, ilmselt on mingi olemasolu lahendus olemas ka, et või... Ja, neid lahendusi on palju, et on ka võimalik panna üldse, oleneb, mis see kasutusjuht on, seal on ka võimalik mingid väikesed ekraanid panna, kus see QR-kood muutub või siis üldse teha seal mingi muu tehnoloogia baasil seda jälgimist, et automaatselt registreeritakse, et keegi ei peagi midagi skanneerima kuskil, aga see ongi põhimõtteliselt meie teenuse sisu, et me aitamegi tootjal siis või ettevõttel siis läbi mõelda, et mis see kõige parem lahendus antud olukorras. Meie tegevusvaldkond on eelkõige biojäätmete käitluse mõttes, et ringmajanduse põhine, et jõuab põllule, et see olekski nagu kogu selle voogude kaardistamiseks ja haldamiseks mingisugust süsteemi tahtsime luua, mis oleks nagu igal külje pealt sisestatav ja hallatav ja loetav nii kliendile kui vedajale, kui käitlejale, kui meile. Et siis kõik need anumad ja asjad oleksid QR-koodiga ja kaaludega seotud. Ja, ma arvan, me kindlasti saame aidata, et võtame pärast ühendust ja räägime täpsemalt. Väga tore, aga kui nüüd kellelgi rohkem küsimusi ei ole, siis minu poolt suur aitäh teile teaduspargi inimestele ja loodan, et kohtume veel, saame teha palju põnevaid asju koos ja ettevõtteid aidata. Ilusat suve teile kõigile! Aitäh korraldamast! Aitäh! Head õhtut!